Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Täna on minu vestluskaaslaseks väga äge ja tegus naine, kes jättis oma pealinna elu selja taha, et täide viia oma unistusi armsas väikelinnas Haapsalus. Nimelt avas ta keset koroona aega selles linnas eksklusiivse butiikhotelli. Tema ümber on tunda seda erilist köögihelinat, mis tekib siis, kui keegi oskab väga hästi maitseid kokku sättida. Ja minu silmis on tal ka väga äge hobi. Nimelt pühib ta vähemalt korra aastas Eestimaa tolmujalgelt, et minna maailma erinevatesse restoraniköökidesse töötama ja oskusi arendama. Tere, Taire Kaup! Tere, Ragne! Mul on väga hea meel, et sa siia tulid. Ja ma arvan, et paljud võib-olla ei tea sind nii hästi ja seepärast ma mõtlesin, et alustame algusest. Sa kolisid Haapsalusse. Samal ajal, kui sul oli Tallinnas või Tallinna lähistel, siis väga stabiilne töökoht, kindel töökoht, kus sa olid väga kaua aega töötanud. Et räägi, miks sa otsustasid üldse kannapöörde teha? Jah, eks selline hetk tekib võib-olla igaühe elus, kus sa arvad, et peaks midagi muutma. Ja kui sul on mingi teema, mis sulle väga nagu meeldib ja mis kirega soovid teha, siis arvatavasti varem või hiljem igaüks meist selle sammu teeb. Ehk siis olles eluaeg töötanud toiduainetega seotud ettevõtetes, Horeca osakonna juhina, restoranide ja kokkadega koostöös, siis see taust toiduga on kogu aeg elus olnud ja minuga käinud kaasas, aga nüüd mõtlesin, et võiks hoopis ise teisele poole lauda kolida ja hakata seda külalislahkuse ja toiduga seotud teenust ise pakkuma. Sa avasid selle hotelli Haapsalus. Hotelli nimi on siis Old Haapsalu hotell. Keset koroona aega oli see nii? Jah. Aga miks üldse hotell? Miks mitte, ma ei tea, kohvik? Jah. Nagu mainisin, et olen Horeca sektoris töötanud, siis väga hästi näen ja nägin, kuidas restoranid ja hotellid töötasid. Ja algusest peale sai võetud vastu otsus, et me ei tee toidu kohta, vaid oleks nii majutus kui toit ja mitte igapäevaselt avatud restoran, vaid just sellised projektipõhised õhtusöögid. Räägi, see hotell ei ole tavaline, ehk siis sul on selline väike kiiks juures, et mis sul on see, et ei saa tulla inimene võib-olla otse tänavalt, vahest vist saab, aga mis sul on see, et mis ta teeb omapäraseks? Mina tean, aga teised ei tea. No, ma praegu täpselt ei tea, mida sina tead, või ütleme, mida sa silmas pead, aga... Ühesõnaga, sa pakud elamusi lisaks sellele, et lisaks sööbimisele. Et jah, et suvehooajal on Haapsalu ikkagi täiesti suvelinn ja siis oleme meie ka väga kenasti avatud kõikidele külalistele ja saab ka niimoodi tänavalt tulla või 1-2 ööks. Aga kõik hooaja väliselt sai kohe alguses võetud eesmärk, et me ei pane talvel enda maja kinni, nii nagu enamus majutused Haapsalus, vaid me soovime jätkata aastaringset tegevust ja seda läbi elamusõhtusöögid, kõik, mis on üldse toiduga seotud alates toidufotograafia koolitused ja lõpetades ägedate kokkadega õhtusöögid või siis ka ühiskokkamised erinevate riikide toidumaailmast. Sa teed ise neid kokkakoolitusi ka, aga sul on ka, nagu sa mainisid, külalised. Kes on niisugused ägedad külalised, kes on sul käinud ja kes on võib-olla, kuidas ma ütlen, maja välja müünud? No, kes on mul käinud, et kohe tuleb vend Priit Kuusk ja teeme Aafrika kööki, siis on käinud, just käis Roman Šaštersinskid, tegi tema enda loomingut. Näiteks tulevad hästi toredad Hannes Hanso ja Mart Kuusk, kes üldse ei olegi otseselt toiduga seotud, aga nende kirg on samamoodi toit, aga samas nemad räägivad rohkem lugusid oma siis sellest paadiretkest ja väga palju erinevaid on meil olnud. Aga kui sa kokanduskoolitusi teed, siis sa neid retsepte jagad, mis sa oled kogenud kuskil maailmas. Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, et sul on üks väga äge hobi, et sa käid korra aastas, vähemalt korra aastas kuskil
ma ei tea, võtad mingi riigi ette ja sa siis lähed sinna kuskile restorani tööle. Kas sa natuke räägid nendest, et kuidas sa said, ma tean, et sa oled Prantsusmaal käinud, sa oled Jaapanis käinud, Jaapanis oli vist väga raske üldse sinna sisse saada. Et kuidas sa neid kohti valid, kus sa oled käinud ja räägi natukene sellest nii-öelda restorani elust, mis näiteks on toimud, ma ei tea, Prantsusmaal näiteks. Jah, et üldse nagu algusesse tulla tagasi, siis tegelikult ma läksingi Haapsalusse kolides õppima Haapsalu kutsehariduskooli kokaks. Kõigepealt lõpetasin 4. taseme, tegin ka 5. taseme ja kutsekoolis on võimalik minna ka praktikale või vähemasti soovijatel on võimalik saada välispraktikale. Ja esimesed köögid olidki Prantsusmaa ja samamoodi Jaapan tuli siis 5. tasemes ehk siis soov oli rohkem teada saada sealset toidukultuuri. Ja sealt sai nagu hoog sisse ja nüüd ongi igal aastal olen teadlikult ette võtnud mõne riigi, et just aimu saada nagu põhjalikumalt selle riigi toidukultuurist ja köögist ja need köögid on alati väga-väga erinevad olnud. Et nagu sa mainisid Prantsusmaa ja Jaapan, et seal on juba kultuuriliselt väga suur vahe. Et kui Prantsuse köögis näiteks peakokk, kus mina siis olin 2 Michelini tärni restoranis, peakokk on võimeline ikkagi, ütleme, kui ta saab pahaseks, on võimeline müristama köögis niimoodi, et osad kokad võivad ka nutma hakata ja hakkasidki, sest kõige olulisem on klient ja tema rahulolu saalis ja ükskõik tegelikult suures pildis, mismoodi tal seal köögis siis inimesed üle elavad seda pahameelt. Aga teisalt näiteks Jaapanis, kus ma olin Wagyu-liha restoranis kuu aega, ükskõik kui keeruliseks või kiireks töötempo läheb, siis mitte kunagi ükski peakokk ega keegi ei tõsta häält, vaid liigutused lähevad kiiremaks ja austus kliendi, töötaja, koka, nõudepesija vastu jääb kuni lõpuni. Et selline nagu suur erinevus kultuuriliselt. Aga kui kaua sa Jaapanis olid ja kuidas sa said üldse sinna? Jaapaniga oli jah see lugu, et ma väga soovisin ise Jaapani kööki tundma õppida, kuna hoopis see köök on nii eriline ja nii teistmoodi, tegelikult kogu Jaapani riik on teistmoodi, kui me oleme harjunud siin Euroopas või ka Aasias nagu ringi käima. Ja Jaapanis see tegelikult oli väga keeruline saada, keegi ei oota siin eurooplast, blondi naiste rahvast, et üldiselt on Jaapanis ikkagi köögis mehed. On naised, aga nemad on siis seal kuskil salati või külma osas. Ja ma tegelikult isegi läbi ministeeriumi üritasin leida võimalust sinna saada, ei saanud. Ja mind aitas meie Eesti Dokumaru restoranis töötav inimene, läbi tema sain ma siis, kuna Dokumaru omanikel on seal restoranide kett, siis läbi sellise ringi sain ma siis võimaluse sinna minna. Ja mis jaapanlastega on tore, et nemad ei ütle kunagi ei. Et kui sa mitu korda küsid, siis lõpuks nad peavad jaa ütlema, nii et seetõttu ma sain sinna. Aga kui kaua sa seal olid? Ma ei tea, kas sa restoranis olin 6 aega. 6 aega. Aga mis teil suhtluskeel oli? Kui sa lähed sinna, mis keeles sa räägid seal? Jah, keeled on alati köögis nii, et tegelikult köögis on nii kiire, et kellelgi pole aega tõlkima hakata. Ja Prantsusmaal ikkagi on tavaliselt, näiteks on prantsuse keel nagu number 1, aga see restoran, kus ma olin, oli peakokk töötanud Ameerikas ja tänu sellele oli temal inglise keel suus ja ta nagu soovis ka, et tema kõik kokad räägivad inglise keelt, nii et seetõttu oli Prantsusmaal kerge. Aga Jaapanis ei räägi keegi inglise keelt ja mina ei räägi jaapani keelt, isegi 6 ajaga ei suuda ma 2 lauset selgeks õppida, et me tegelikult kogu suhtlus käis põhimõtteliselt Google Translationi teel, telefoni öeldes sõnumeid või doksides ja tore oligi see, et ükskõik kui kiire oli, siis doksimiseks meil aega jätkus ja see Google teeb ikka teinekord ka selliseid toredaid tõlkeid, nii et mõned asjad läksid ikka metsa ka. Mis läksid sul näiteks? Oskad sa mingid näiteid tuua, mis võib-olla oli tõesti nagu hoopis teine tähendus, mis sa mõtlesid? No ütleme niimoodi jah, et lehmanahk, mis ma mõtlesin, et meil ei olegi menüüs lehmanahka, aga ta tõlkis mingi veise tüki lehmanahaks, et ma pidin mõtlema, et mis tükist käib jutt, sest tegelikult kui meil oli Wagyu veis, meil olid erinevad veise tükid, millest oli siis tehtud need road, siis nagu ma mõtlesin, et hetkeks, et äkki on ka
lehmanahast neil midagi. Aga mis sa tegid seal Jaapani köögis siis täpsemalt või mis nagu, kuidas ma ütlen, osakonnas sa olid seal? No tegelikult olingi peamiselt lihalõikus ja hästi huvitav oli see, et juba noa käsitlemine on Jaapani köögis teine, kui meid siin Eestis õpetatakse. Ehk siis Eestis õpetatakse nuga endast välja, siis Jaapanis ma õppisin täiesti ümber liha lõikama nuga enda poole või sissepoole. Ise ma seostasin seda samuraidega, et võib-olla nad kuidagi seal tabavad ennast, kui on vaja. Aga peamiselt oli liha erinevad lõiked ja siis serveerimine vaagnetele. Aga olin ka külmas, ehk siis oli salatite väljapanek ja salatite väljapanek on seal hästi teistmoodi, et kõik käib pulkadega. Nagu meil söögipulgad, ainult pikemad pulgad lihtsalt. Ja kõik käivad tükid ükshaaval, nii et see oli nagu siukene meditatsiooni osakond, et sa võtsid terve päeva pulkadega neid tükikesi salateid ja tõstsid väikestesse kausikestesse, et Jaapanis serveeritakse toidud väikestes kausikestes eraldi, ei panda kunagi ühele taldrikule kõike kokku. Aga kui pikad tööpäevad sul olid, et kui kaua sa seal külmosakonnas näiteks töötasid või oli seal lihtsalt üks osa päevast, kui sa käisid? Seal oligi tegelikult tavaliselt nii, et mul on selles mõttes hästi vedanud, et kõikides praktikakohtades, kus ma käisin välismaal alguses, oli mul võimalus osa saada kõikidest erinevatest köögiosadest. Et kui juhtub vahel, et pannakse nõudepesusse kuuks ajaks, siis minul ikkagi nõudepesu oli ainult vabatahtlikult ise, kuidas sinna aidata neid. Ja seal Jaapanis ei olnud nagu meeletult pikad päevad, et Prantsusmaa köök oli miinimum 14 tundi kuni 18 tundi isegi, siis Jaapanis oli ikka väga inimlik, et päeval oli 4 tundi vaba aega, et selles mõttes oli restoran kinni ja sa said siis linna peal jalutada või puhata ja üldiselt kippusid siuksed 80 tunnised päevad olema. Aga sa oled Indias ka käinud? Jah. Kuidas see on hoopis teine kultuur vist, et kui Jaapanis peab kõik olema väga väikestes kaussides ja väga niisugune steriilne, siis kuidas seal Indias on? Jah, no India köök on hoopis teine, et India kööki minnes peab ikkagi olema nagu valmis selleks, et seal on esiteks on see, et juba võib süüa teha ka maas. Et Indias küll ma ei ole restoranis õppinud, aga ma olen väga mitmes koduperenaiste juures nende koduköökides olnud ja suures osas ikkagi inimesed istuvad nii süüa tehes kui ka süües maas. Ma räägin nüüd siis kodurestoranist ja kodusest köögist. Et seal on väga tihti, et kodus ongi kodurestoran, mis siis sealt välja nagu pakutakse süüa. Ja juba see on meie jaoks natukene nagu konflikt, et maas nagu puhtuse mõistes ei saa teha. Ja see peab valmis olema, et päris esimesed korrad, kui ma käisin, et ma tegelikult ikkagi teadlikult proovisin kogu aeg endal mingit rohtu sees hoida, et mis bakterid võivad sattuda organismi, et seal on teine kultuur. Aga sa oled saanud, kui sa kuskil käinud nii-öelda praktikal oled mingid preemiaid ka või on teid viidud kuskile kohtadesse, teistesse kohtadesse sööma, et saada veel kogeda mingeid maitseid? Jaa, ikka. No näiteks Jaapanis, no taas jällegi ma ise nagu soovisin seda näha ja kogeda, et viidi mind Wagyu veise farmi, ehk siis ma nägin algusest peale, kuidas neid veiseid kasvatatakse seal ja nii nagu meil räägitakse kuulujutte, et neile tehakse massaaži ja antakse saket, siis tegelikult neile aeg-ajalt antaksegi saket. Massaaži ei tehta ja ütleme, et seda Mozarti ei lasta, aga nende jaoks võib ka massaaž olla see, et neid puhastatakse harjadega, mis siis tegelikult tekitabki siukse mõnusa tunde ja meeletult puhas on kõik. Et farmis käiaksegi põhimõtteliselt nagu kodupõrand tundub olevat ja siis edasi sealt sain ka käia tehases, kus siis tükeldatakse siis liha ja seal oli samamoodi, et mis Jaapani erinevus ongi, et sa lähed väljast, siis sa vahetad ära susside vastu, ütleme siis tehase kontori poole peal oma jalanõud ja kui sa lähed siis tehasesse, siis sa vahetad sussid kummikute vastu. Aga kõik on nagu hästi puhas ja hästi
et minu jaoks oli see hästi suur kogemus näha algusest lõpuni, kuidas siis see protsess käib. Ja Prantsusmaal oli väga tore, et päris lõpus siis ühel hetkel ütles peakokk, et võta nüüd viimasel päeval, et võta nüüd omal see kokapluus seljast ära ja mine nüüd teisele poole saali, istu siia ja saad nüüd kogeda kogu seda menüüd, see on tegelikult ju 8-9 käiguline testing menüü, mida me tegime seal, et saad kogeda teise poole pealt ehk siis kliendina. Ja väga tore kogemus või elamus oli see, et sa istud saalis ja sa tead täpselt mingil hetkel, kes mingi liigutuse köögis teeb. Et nende aastatega ma olen ise enda peas muutnud oma käitumist restorani minnes, et isegi kui ma ootan seal natukene kauem, siis ma tean, mis tõttu ma ootan siin saalis kauem, et mis toimub samal ajal köögis. Aga mis on, et kui sa nagu mõtled kõikidele oma kogemustele, need rahvusköögid, mis on nagu väga eredalt meeles või võib-olla mingid komponendid või mingid toidud, mida sa nagu julged soovitada? Võib-olla see on ka ühendatud sellega, mida sa Old Haapsalu hotellis teed? Nojah, eks ikka teed ju seda, mis on hingelähedane või mis endale hetkel meeldib. Viimasel ajal ongi, Jaapan on kõige populaarsem ja kõige siuksem huvitavam ja nagu suurte lugudega köök, et Jaapani köögis me ei tee sushit. Me teeme seal alates nullist teeme ramenit, me teeme onigirisid, me teeme erinevaid miso põhjal toite, sest miso on asi, mida väga palju kasutatakse seal marineerimiseks ja toidu maitsestamiseks ja samamoodi fermenteeritud salatid, et seal on nagu nii palju tervislikkust ja nii palju nagu puhtaid maitseid, et see on nagu eristub meie köögist. Ja teine köök on kindlasti India, mis on nagu natuke nagu vastand, et seal on siukseid hästi ma ei tea, mitmetest vürtsidest kokku maitsestatud siis siuksed nagu karrid või põhjad või kasmepõhjad ja siis selle peale siis erinevate proteiinidega, erinevate maitsetega siis siuksed nagu väga palju erinevaid kastmeid korraga lauale või masalaid. See on nii äge, et sa neid kahte kööki mainisid sellepärast, et tänu sinule olen mina neid nagu väga-väga armastama hakanud, et Jaapani köök on siis absoluutne lemmik, mida sina just Haapsalus teed. Ja ma arvan, et äkki oleks õige aeg siit siis Jaapani köögist minna retsepti osa juurde ja jagada retsepte, mida sa oled valmis pannud. Jah, väga hea. Nii, aga nüüd retsepti osa juurde, et kuna ma tean, et sul on väga palju ägedaid retsepte, siis teeme seekord niimoodi, et sina jagad kahte retsepti. Tavaliselt olen mina neid jaganud, aga ma tean, et sul on varuks väga ägedad retseptid, et mis sa arvad, alustame? Mis on esimene? Muidugi, et kui me rääkisime enne Jaapani köögist ja seal on tõesti väga palju erinevaid toredaid roogasid, siis mõtlesin, et võib-olla kõige lihtsam ja kõige sellisem huvitavam eestikeskselt oleks jagada sinuga siis onigiri retsepti. Et sushit me oleme kõik erinevas võtmes söönud, aga onigirit ma naljalt ei tea, et Eestis keegi pakuks, kindlasti Tokumaru pakub, aga rohkem ei ole kuulnud, et seda oleks nagu pakutud. Et onigiri on siis Jaapani mõistes nagu tänavatoit natukene vist? Jaa, onigirisid müüakse siis igas meie mõistes nagu R-kioskis ja seda ostetakse kaasa palju ja minnakse siis kuskil ühistransporti. Tänaval nad naljalt ei sööki, aga ühistransportis, rongis ja bussis on täitsa tavaline, et kuna nii pikad vahemaad on, et siis süüakse. Ja onigiri on selles mõttes huvitav, et ta on toitev, tal on palju erinevaid täidiseid ja siis inimesed saavadki valida erinevate ja sa sööd selle ühe ära ja arvatavasti on siukene esimene nälg on kustutatud. Väga äge. Mul tuli praegu meelde, sul on väga hea nipp, kuidas väga õiget riisi keeta. Kas sa jagad seda ka siin? Jah, siis sushi riisi. Ja. Et onigiri valmistamiseks siis kõige olulisem on minul ka eestlasena kasutada sellist vormi, kus käib gaas pealt ära, aga ikkagi spetsialistid teevad seda ka käte vahel. Nii et mina kasutan vormi, siis ta nagu mõnusalt pressib selle ilusti siia kinni.
Neid saab tellida internetis, kus sina ostsid Jaapanis selle? Selle ma ostsin Jaapanist, aga ma tean, et Temus ja nendes müüakse ka. Need on seal väga hea hinnaga. Täitsa pool muidu, ja erineva suurusega, et siin on siis siukene umbes 100-120 milliliitrit, aga on väiksemaid ja suuremaid. Aga jah, riis on kõige alus ja sushi riis, Jaapanis kasutatakse ainult meie mõistes sushi riisi, mitte ühtegi muud riisi ei kasutata, et erinevates Aasia riikides on erinevad riisid. Ja kõige lihtsam viis sushi riisi keeta on siis niimoodi, et sa võtad endale meelepärase koguse, loomulikult pesed selle sõela peal mitu korda läbi või siis paned kaussi ja kausis 4-5 korda kindlasti ja siis võtad paksu siukse malmpoti, siuke nagu millega teeme mingid pajaroogasid, paned sinna põhja siis selle pestud riisi ja paned oma käe sinna riisi peale ja kallad vett, tavalist käesooja vett nii palju, et need nukid, need sinu sõrmenukid või mis need on siin, et need kuni siiamaani oleks kaetud, ehk siis käsi on rahulikult peal ja vesi nii palju, et nukid oleksid väljas. Ja siis nukid väljas ja kuni nukkideni. Just. Ja siis sa paned kaane peale ilusti, et aur välja ei tuleks ja paned oma pliidi nii põhja kui saad. Minul on viimane number 9, mis iganes kellegil on ja jälgid ära siis kuskil ära mine, et sa jälgid, et see läheb täiesti tuliseks, kaant ära ei võta ja auru hakkab sealt vahelt välja tulema. Ja nii kui aur hakkab välja tulema, paned kõige väiksema numbri peale. Minul on siis see 1. Ja siis lased... Ja gaas on ikka gaas on peal, üldse ei tohi puutuda, sest nii kui sa ära võtad, tuleb see aur, mis küpsetab seda riisi siis sealt välja. Ja siis lased olla selle 1 peal 10 minutit, siis sa keerad kinni, nulli, täiesti pliidi välja ja lased tal veel olla 10 minutit ja voilà, ongi valmis. Ja ma tean, et see toimib, sest ma olen ise samamoodi teinud sinu retsepti järgi seda, et see väga hästi toimib. Täitsa lolli kindel, ei ole vaja üldse mõõta vett, aga oluline on ikkagi riis enne ära pesta, et see on oluline. Ja siis riisi tegelikult maitsestame samamoodi, natukene jahutad maha, soovitan panna nagu suurema aluse peale või kandiku peale, et ta nagu kiiremini maha jahtuks ja siis segad samamoodi siis selle riisiäädika, soola ja suhkruga. Aga enne ei maitsesta? Ei, enne ei maitsesta. Üldse Jaapani köögis ei ole riis kunagi maitsestatud, sest kõik teised toidud on maitsestatud. Riis on lihtsalt selle nagu tasakaalustamiseks, et soola ei panda mitte kunagi. Aga pannakse riisiäädikat, soola ja suhkrut hiljem selle pärast, et riis säiliks. Et kui sa lihtsalt keedad riisi ära ja jätad toatemperatuurile ööseks, siis tegelikult hakkab juba kohe bakterid hakkavad tööle ja ta tegelikult hakkab juba nagu käest ära minema. Et oluline ongi sellepärast, et ta säiliks, siis segad siis nende 3 komponendiga. Ja onigiiri puhul on see, et kui see riis on siis valmis, siis me paneme siia umbes 2 supilusikatäit riisi alla ja surume kergelt kinni, teeme hästi väikese siukse nõokese või siukse augukese ja erinevad täidised. Väga popid on siis krevetiga või siis tuunikalaga, olen teinud ka täiesti eestimaise suitsulõhega ja mõte on see, et see täidis võiks olla natuke tihkem, et ta liiga vedel ei oleks, et ta siit välja ei jookseks. Krevetid, soovitan neid suuremaid krevette, need väikesed, pisikesed, neil ei ole head maitset, et siuke 16-20 mõõt suurem või krevetisaba on head. Hakid ära peenemaks, aga mitte täitsa pudruks, paned sinna natuke majoneesi. Jaapanlased panevad Jaapani majoneesi. Ja minu jaoks on Jaapani majoneesil kõrval maitse. Seal on mingi säilitusaine sees, mis mind ennast häirib ja ma kasutan ikkagi omale nagu meelepärast siin Eesti oma. Siis paned natuke majoneesi, natuke sidrunimahla, soola, pipart, segad ära ja paned siia keskele riisi peale. Siis paned teise riisi osa siia peale, kaane peale ja surud kinni. Ja välja saab ilusti niimoodi, et keerad tagurpidi ja siin all on siis sellised nõgud, pajutad siia peale ja tulevad siit seest välja. Ja ei lase seista üldse? Nii palju, kui oled? Nüüd on nagu see lugu, et kui sa soovid teha ette näiteks 30 tükki, sul tuleb hästi palju sõpru külla, siis kui sa siit nüüd välja võtad, tegelikult sa hakkab kohe kuivama. Siis mina olen teinud niimoodi, et ma panen toidukilesse kõik eraldi, mitte 30 tükki ühte, vaid iga ühe eraldi, sest tegelikult müüakse seal Jaapanis ka need kiletatuna.
ja siis, kui sa tahad serveerima hakata, võtad siit välja ja lõikad siis noorilehtedest, merevetika lehtedest sellised ribad, tõmbad sinna ümber ja kui sul juhuslikult on furikaaket või sa teed ise seda, röstid seesamiseemned, paned natuke chili helbeid, teed siukse mõnusalt vürtsika siukse segu. Ja ta on natuke magus jääb ka see on, mis selle magusust annab üldse? No see ongi, ega keegi täpselt ei tea ja neil on niimoodi, et tehakse, ütleme, väikesed tootjad teevad kõik erinevaid, et see on nagu toode, mida ma siis kohvritäie sealt kaasa alati toon. Aga ma olen siin ka ise teinud veel nagu magusamaks seda, et mett ikkagi aga kuidas sa teed seda täpselt, sest see on tõesti imehea maitseaine? Või kuidas sa nimetad? Ta ei ole nagu maitseaine ka, ta on lihtsalt üks lisand. Lisand, täpselt, lisand. Et tegelikult ongi see, et sa röstid ära tumedad või valged ja mustad seesamiseemned ja siis paned pannile mett, natukene võid ka võid panna, lased siis täitsa kohe mulisema ja siis need samast röstitud kõik sinna sisse, segad läbi, chili helbeid, kui tahad vürtsikamat ja siis laotad paberile, küpsetuspaberile ja siis pärast, kui ta ära on kuivanud, siis lihtsalt nagu hästi teed ta katki, on ju. Ja siis sa saad selle onigiiri, mis sul siuke kolmnurkne on, siis sa saad nagu vajutada sinna sisse või tippida, et siis tuleb siukene nagu pealt ka ilus. Ja see noori leht ju jääb nii-öelda, kuidas ma ütlen, sangaks siis, et sa sealt saad ta kinni hoida. Ta oleks nagu ümber seal, et ja. Siis sa saad sellest mõnusalt kinni võtta, et sa käed ei oleks sellega koos ja kui on ikkagi nii suur siukene 120 milli, siis sa söötada 2 käega, sest vastasel juhul laguneb võib-olla sul ta kuidagi ära, on ju. Ja kindlasti peaks olema see sisu siis pigem natukene tugevam või ei tohi vedel olla. Minu arust on onigiiri väga hea koos kokkamisroog ka, et kui sul sõbrad külla tulevad, et tahate koos midagi teha, et seda saab teha või koos lastega teha, et see on selline väga universaalne roog, mida saad üksi teha, aga ka koos seltskonnaga. Ja täpselt ja seda saab serveerida siis kas eraldi roana või siis näiteks olen serveerinud ka, et kõrvale teinud misolõhe, et siis ta on nagu riisi eest, aga ta on nagu väärtustatud riis ja siis lõhe kõrvale. Ja, onigiirid on väga head. Nii, aga mis see teine retsept siis on? Teine retsept on pärit Itaaliast ja kuna ma olen kohe minemas Itaaliasse Firenzesse Coca-Cooli, taas õppima sealset, peamiselt siis erinevaid või tähendab kõiki pastaroogasid, mis seal Itaalias tehakse ja samamoodi erinevaid kastmeid. Ja korras egan, kuidas sa leidsid sellise koolitus on see siis? Ei, see on päris Coca-Cool, mis on mõeldud, või siuke koolitusprogramm, mis on mõeldud välismaa kokkadele, et nemad saaksid õppida Itaalia toidukultuuri ja toidu tegemist ja on erinevad, on pastad, on pitsad, on nagu erinevad siuksed klassid. Mina valisin siis pastat. Aga kuidas sa selle peale sattusid üldse? Eks ma ikkagi ise otsisin, jah, et kuna see Itaalia köök kõnetab mind ka, ma olen tegelikult natukene seda ka puudutanud ja käinud seal õppimas ja pastaroad alati töötavad olenemata vanusest, eriti kui nad on enda tehtud, siis ei ole vaja muretseda, et nisu teeb paksuks, lihtsalt need on nii maitsvad ja mis on veel nagu Itaalia köögis toredat, et üks kõige olulisem koostisosa Itaalia toidul on armastus. Ehk siis juba see näitab, et on nagu tegemist hästi maitsvate roogadega. Aga täna me teeme siis teise retseptina, siis pakun välja tiramisu. Ja ma tean, et see on väga hea. See on tõesti väga hea. Kas ma soovitan väga proovida kõikidel? Et see sai alguse tegelikult huvitaval viisil, et meil on Haapsalus on veinipäevad, Itaalia muusika ja veinipäevad, olgem täpsed, iga aasta juuni alguses. Ja terve linn on terve nädalavahetuse Itaaliat täis muusikat, toitu, kõik võimalikke ja samamoodi meie siis teeme igal aastal brunchi, mis on Itaalia pärane brunch. Kõik toidud, mis seal pikal hommikusöögil on siis Itaalia köögist inspireeritud. Ja kuna mina ei ole ise olnud kunagi väga suur magusa armastaja või isegi valmistaja, siis erinevad sinust on ju, siis mõtlesin, et mul hea sõbranna, kes on ka Itaalias õppinud kokakunsti, et küsin tema käest, Sigriti käest, et kuule, et kas sul on mingit toredat Itaalia magustoidu retsepti ja tema siis tuli välja oma varasalvest selle tiramisuuga, mis tegelikult meie majas on siis kompunnit või muudetud või
timmitud täpselt vastavalt nüüd selliseks, nagu ta täna on. Et alguse sai head sõbrannad Sigritilt, aga tänaseks on ikkagi, kuna kogused on meeletud suured meil, siis oleme muutnud nii ütleme väljapanekud kui ka siis natukeses osas ka siis tehnilist poolt. Ja kõige olulisem tiramisu juures on see, et sul on nii munad kui mascarpone toatemperatuuril. Et väga tihti hoitakse mune külmkappis, mida mina mitte kunagi ei tee, et kui sa tahad kohe kasutada, siis koogi jaoks ja eriti tiramisu jaoks, siis ta peaks olema toatemperatuuril. Et siis võtad liiter kohvi, ütleme, räägingi siis praegu umbes 12-14 sükest ramenkini suurust kogust külalisel on ju. Et võtad siis 1 liitri kohvi, mina lasen teda masinast, mõned teevad ka presskannuga, aga see kohv võiks olla natukene kangem kui tavaline. Sinna paned siis 6 supilusikatäit amaretto likööri. Ja ära siis seda ära unusta. Et vahest mõni unustab ja siis ei ole päris see. Ja võid natuke rohkem panna, sest olen kuulnud, et mõni tahab, et võiks olla natuke seda isegi rohkem. Oleneb siis seltskonnast, kes sul on. Jahutad kohvi maha, paned amaretto sinna sisse. Siis hakkad kreemi tegema. Võtad munad. Meil on 4 L-suurust muna ja 200-225 grammi. On keerukam viis, et sa vahustad nad eraldi ära, munakollase suhkruga ja munavalge eraldi, aga kui ma ütlen ausalt, ma olen teinud ka niimoodi, et ma panen oma KitchenAidi kõik munakollase valge kokku, panen sinna 100-120 grammi peensuhkurt, see, mis on see nullsuhkur ja lasen täiesti valgeks vahuks, no ikka täitsa kohe vahtu selle muna ja suhkur vahtu ja siis hakkan lisama sinna mascarponet. Ja kindlasti mascarpone, mitte toorjuust, et see on jälle oluline nüanss ja toasoe mascarpone. Ja vahustad niimoodi, et ei jääks tükke sisse, et ikkagi see mascarpone peab täitsa lahustunud seal sees olema või nagu ühtlustunud. Kui sa oled nüüd teinud siis munavalged eraldi, siis lased need munavalged ka tippudeks ilusti vahtu ja lisad selle munavalge hästi kergelt siis sinna sellele kreemile. Lased ka vahukoore eraldi vahtu, vahukoort on meil 3 detsiliitrit ja segad sellele kreemile. Ehk siis lõpuks on kõik see kreem kokku segatud, mõnusad sükene kreemine vahune. Ja siis hakkad kokku panema, siis sul on ka Lady Fingersi küpsised. Neid müüakse igas poes, et ei pea kuskilt eraldi otsima, need on sellised piklikud, isegi oska öelda, biskviitküpsised. Et võtad oma ramenkinid, paned 2 supilusikatäit seda kreemi sinna alla, siis võtad selle küpsise ja maksimum 2 sekundit, et nii kui kauem hoiad, läheb see pärast tulemus läheb liiga vesiseks. Vajutad 1-2 sekundit selle sinna kohvisegu sisse ja paned kreemi peale küpsised, näiteks 2 tükki, siis paned jälle kreemi, paned jälle küpsised, mis on eelnevalt kohvisegus olnud ja siis jälle kreemi ja siis ööks külma. Mina panen ramenkinid tavalise mingi aluse peale, tõmban toidukilega kinni ja siis nad seisavad üle öö ja järgmine päev, kui hakkad siis serveerima, siis võtad selle mõru kakao ja raputad ikka sükse mõnusa kihi, ei koonerda sinna peale. Et siis on imbunud siis kreem ja küpsis kokku ja siis mõru šokolaad või mõru sükene kakaone maitse tuleb sealt pealt siis veel lisaks. Ühesõnaga peab päev varem valmis tegema selle, et siis järgmisel päeval saab serveerida. Tasub, no ütleme nii, et kui sa hommiku esimese asjana ka teed ja õhtul serveerid, siis on ka hästi, aga ikkagi lihtsam oleks ja maitsed segunevad, kui oleks eelmisel päeval. Sa oled lisanud ka matšat vahest. Ja. Räägi natuke sellest, et kui sa tahad teha matša tiramisut, et kui palju seda pead lisama ja kus saab head matšat? Jah, seda ma olen teinud, kuna Jaapani köögis, tegelikult Jaapanis ei ole magusat, ei sööda magusat, et iga õhtusöögi kõrvale on siis, või lõpetuseks on tükike
puuvilja ja see on nagu kõik, äärmisel juhul mochi, siis eestlastel on ikkagi soov saada magusat ka, et kui me teeme siin eestlastele Jaapani kööki, siis peab mingi magus olema, sealt on mul tulnud siis see mõte või edasiarendus tiramisu tehtud matšaga. Ja kreemi sisse juba panen siis seda matšat, mis on mõeldud küpsetamiseks. Mina küll kasutan ise Jaapanist toodud, aga ma tean, et kindlasti on Eestis ka, kes just kondiitritele müüvad, et on olemas matša pulber, mis on natukene tugevam kui tee, ta on nagu intensiivsem. Ja see on selline tunnetuse küsimus, aga kreem võiks jääda heleroheline. Ja muud midagi ei ole samamoodi. Küpsised, nüüd on valikuline, kas sa need küpsised paned kohvi sisse, mina tavaliselt panen kohvi sisse või siis rohelise tee sisse. Et on ka inimesi, kes ei taha võib-olla kohvi maitset, et siis see roheline tee on niisugune lihtsam ja kergem. Ja peale raputan siis kakao asemel matcha latte pulbrit, ehk siis millest tehakse matcha latte teed. Taas mina toon Jaapanist, aga kindlasti saab ka Eestist. Ongi Eestis tegelikult matša müüjad olemas täitsa ja siis sinna peale raputad seda matša lattet. Ja ütleme nii, et meil on külalisi, kes nagu nende meelest on just see matšaga tiramisu veel kõige parem. On tõesti hea ja see näeb minu arust väga ilus välja, selline, kui on selline hall ilm välja, see on selline sõõm värsket kevadet, nagu väga ilus ja erkroheline näeb välja. Väga mõnus. Nii, aga retseptid on jagatud ja lähme 3. osa juurde ja siis hakkame sööma. Jah, teeme nii. Nii, aga oleme jõudnud testimise osa juurde ja meil on Pühad stuudios. Ehk siis ma mõtlesin, et jätame rahvusköögi selja taha ja kuna see saade läheb eetrisse novembrikuu lõpus, kui on juba esimene advent on saabumas, siis testime piparkoogitainaid. Ja ma võtsin poest sellised tooted, mida on siis väga paljudes kauplustes müügil. Ehk siis, kui ma nägin, et mingit tainast oli müügil ainult ühes kaupluses ja oli väga eksklusiivne, siis seda ma ei hakanud võtma, et teeme sellise väga levinud tainastest teeme ülevaate ja hindame, ma arvan, ma küpsetasin piparkoogid valmis, hindame neid valmis küpsetatud piparkooke, kui ka vaatame tainas, kui hästi ta lõhnab. Mul on paar kommentaari ka, kui ma küpsetasin neid, et kuidas ta nii-öelda kuidas teda oli hea rullida või mis välimusega või kuidas ta oli, et mul on paar kommentaari selle kohta ka. Et mis sa arvad? Alustame. Kas oled suur piparkoogi sõber? Kõige suurem ei ole, aga see on ikka alati jõuludaeg muidugi. Aga kas sa teed sa ise tainast või sa pigem ostad ja siis... Pigem ostan. Pigem ostad. Nii, ehk siis äkki sa saad võib-olla oma uue lemmiku leiad. Jaa, täpselt. Aga alustame otsast peale, võtame sellised tähekese. Ma arvan, et hindame lõhna. Lõhnab nagu väga hästi. Nagu piparkook. Ja osad on siin heledamad. Mulle meeldivad tumedamad pigem. Kuidas sinul on? Et see on niisugune natuke selline nostalgiline. Tavaliselt ikkagi piparkoogi nainas on tumedam. Jaa, mulle ka tegelikult meeldib tumedam rohkem. Siuke tunne nagu midagi oleks jäetud panemata sisse. Just. Nagu lõhn on rohkem kui maitset. Ma olen täiesti nõus. See lõhn oli väga palju toota, väga maitse on. Ta ei ole halb, aga mingid vürtse, midagi tahaks nagu rohkem juurde. Ja natuke isegi mage. Või ütleme, et just, et kui sipp soole panna, võib-olla tõmbaks neid maitseid nagu esile rohkem. Jaa. Tundub mulle siit kõrvad. Kuidas sul seda rullida oli, sest ma vaatan, et siin on nagu vaud on peal sees, et kas oli nagu tore? Seda, sul on väga hea tähelepanek, sest üks oli väga probleemne. Sellega ei olnud väga hullu. Ma hoidsin neid enne külmkapis, ma ei lasknud väga palju soojas kohas nii-öelda seista ja ma küpsetasin neid kõik põhimõtteliselt sama ajal, samade tingimuste juures. Aga sellega oli väga selline normaalne, siin ei olnud midagi keerukat, aga mis mul on siin iseloomustamiseks juures, et see tainas oli väga karamelliseeritud suhkruse maitsega, et teda on nagu mõnusalt nagu seda suhkrut on nagu sulatatud, et ta oli hästi selline karamelline, selline tumeda suhkru maitsega, et see oli mul nagu väga meeldiv üllatus ja ma arvasin, et ta on võib-olla natuke rohkem. Ta ei ole nüüd kõige sellise, kuidas ma ütlen, liivataina küpsise moodi, aga tal võiks natuke rohkem jõuluvürtsi olla. Nii.
aga ütleme siis kohe selle, et see on Eesti pagar. Ma ütlen need hinnad ka, et nad jäävad suhteliselt ühte ringi, paar tükki on odavamad. See piparkoogi tainas on siis ehtsa võiga, mis oli väga tore. Ja mis ma märkasin seda, et väga paljud poes müüdavad tainad on võiga. See on pakendil välja toodud, et paar üksikut, mis ma lugesin, oli margariini kasutatud. Ja see, kas me teeme lahti ka, vaatame seest ka? Ikka, jah. Ja selle hind oli siis 500 grammi oli 3,99 ehk siis 7,98 oli kilohind. Nii. Kuidas on, kas sina armastad piparkookid aina süüa? Mina väga armastan. Ma arvan küll, et armastan rohkem isegi kui piparkooki teinekord. Võtame siit näpuga. Võtame jah, näpuga kohe. Suhkrut, praegu ma tunnen suhkrut ka veel. Suhkrutükid on sees. Ja lõpus siis tuleb piparkoogi enda. Ja. Aga ma tunnen mingit sellist, et ta ei ole selline, et siin ongi karamelline. Ja, on ja. No, lõhn on ka väga hea, aga võib-olla seda küpsisele natukene iseloomu. Aga praegu me paneme selle kõige esimeseks, ma panen selle nüüd siia tagasi. Nii, aga võtame järgmise ehk siis lillekene. Siin on natuke šokolaaditükke näha. Kus juures mulle tundub, et selle talve maitse on apelsin, sest väga paljud olid apelsini lisandiga. Aga sobib ju väga hästi. Ja ma vaatan praegu, et siin on ka see apelsini lisand. Sobib väga hästi, tõesti. Kas eelmisel ei olnud isegi rohkem jõuluvürtsi praegu? Täpselt. Siin on nagu šokolaadiküpsis. Šokolaadiküpsis, jah. Ma mõtlen seda, et kui seda küpsetada ja teda vähem küpsetada, siis ta võib täiesti selline kuki moodi jääda, sest ta on hästi šokolaadine on. Aga jõuluvürtse väga ei tunne. Tegemist on siis Rimi oma tootega ja see on apelsini šokolaadi piparkoogi tainas ehk siis see ja kas see peaks olema ka võiga, jah? See on ka või ja koostises on ka linnasekstrakt, kuigi seda väga ei tundnud. Ja siis on jah šokolaad ja siis apelsin. Ta ongi pigem nagu küpsis kui piparkook. Mis sa paneksid sellele koha? Kas me jätame, see on pigem, kui me hindame piparkoogi kategoorias, siis kas see pigem... Ta jääb teiseks. Ma pakuks ka. Aga see maksab siis 4,99 ja kilo hind on 9,98 ehk siis 2 eurot kallim. Nii, maitseme ka. Siis on õige asi. Mul tuli kohe šokolaaditükk. Oi, lõhn on jälle väga hea. Huvitav, siis on aroomid või et nagu... Aga väga šokolaadiselt maitseb tainas. Midagi on veel? Apelsin, täpselt. Aga see on nagu natuke küpsise tainas. Et see ongi väga hea küpsise, šokolaadiküpsise materjal. Ma olen nõus. Ja võibolla see on ka väga hea koogipõhjana kasutada. Jaa, täpselt. Et midagi peale veel. Nii, paneme teiseks ja siis võtame järgmise. Võtame selle ringikese. Nii, see on nüüd natuke heledam. Minule isiklikult meeldib, kui see piparkook on tumedam. Et mulle meenutabki ta sellist mure taina küpsist või liiva küpsist. Aga tundub konsistents ju ilus. Ma tunnen suhkrut. Suhkrut on. Järjest vähemaks jääb vürtse. Ma tahtsin öelda, et see, suhkur, mis me kõige esimesena proovisime, see ei ole üldse vist väga pahagi enam. Kindlasti mitte. See on väga magus, jah. See on väga magus ja ma tunnen see suhkru selliseid tükke. Tead, mis ta meenutab? Poes müüakse. Kas need on need... Digestive? Ei, need tüüpilised hästi õhukesed piparkoogid on need hästi heledad. Kas need on Soome piparkoogid? Või? Jaa, on jah ühed. Et neid mulle meenutab. Ja see on siis Van Gogh piparkoogi tainas ja see on samamoodi võiga, mis on nagu väga tore, et tehakse võiga piparkoogi tainast ja selle hind on 7,98 kilogramm ja siin on 450 grammi sees ehk siis ta on 3,59 on selle paki hind. Siin on ta selline nagu vorsti sees. See on ju väga tore pakend. Vaata, kus juures välimuselt, kui sa vaatad seda Van Goghi piparkoogi tainas, siis tal ei ole neid vürtse või mingeid, kuidas ma ütlen, ühtlane pasteet.
täpselt. Hästi ära segatud. Taas on nagu vürtsi vähem, et võib-olla ei juleta panna, et äkki eestlasele on harjumatu või? Ma vaatan, mis siin on. Koostisosadest on nisujahu, suhkur, siirup, või, suhkur. Vürtsidest on siis kaneel, ingver, kardemon, nelk, muskaatpähkel ja siis on soodaga tehtud. Ma pean Van Goghi plussiks ütlema seda, et siin on väga meeldiv koostis osade nimekiri, et sa põhimõtteliselt kõik ained tunned ära. Et see on väga tore. Võib-olla oleks pidanud lihtsalt seda vürtside osakaalu tõstma. Kuhjaga tõstma. Kuhjaga, jah. Ja. Kuidas me paneme nüüd selle siia siis nimistusse? Mina paneksin omal teiseks. Teiseks, ma olen nõus, et see on pigem rohkem jõulumaitsega, kui on Rimi oma. Mis Rimi oma, ma ütlen, kui sa tahad häid küpsiseid teha, siis on ideaalne. Väga ideaalne. Ja. Nii, aga võtame järgmise ja siis on kuuseke meil järgmine. Kusjuures, kui sa siit vaatad, siis siin on samamoodi natukene mõranenud. Ta on oligi hele tainas ja ta maitses väga suhkruselt. Tainas ise, jah? Ja, aga seda me saame hiljem proovida. Mul on küsimus, kus on vürtsid? On ju? Jah. Jälle küpsis. Küpsis, jah. See on isegi rohkem küpsis kui kõik teised kokku. Aga hea küpsis. Küpsisena on hea, ja. Ja see küpsis on siis pärit Selverist ja selle hind, see on nüüd kõige odavam, on 2,79 ja kilohind tuleb 5,58 ja tegemist on siis sellises ka vorstikujulises pakendis piparkogi tainaga ja see oli minu arust ainuke, ma ei anna pead, aga see on valmistatud margariiniga ja pigem ütleks, et need koostisosad ei ole ka nii rõõmustavad, kui olid siin näiteks Van Goghi piparkogi taina puhul. Aga proovime seda ka. Aga jätkusuutlikkusest rääkides, siis pakend on kõige sõbralikum, kõige vähem plastikut. Ja, ma olen nõus, et osadel on ikkagi seda nii palju, et ta on toidukile ümber on pandud, siis ta on plastkarpi pandud ja siis on tal veel mingid asjad ümber. Nii, palun. Jälle suhkru terada sees. Küpsedest tulevad tegelikult vürtsid välja ja siis siin ei olegi nagu kuskilt tulla, jah? Ja siin ei ole isegi natukene tunda. Mõndades oli natuke aimatav, et ma praegu mõtlen, et kui meil oleks see Eesti pagari, mis me praegu ongi esimese kohal, oleks nüüd tulnud, ma arvan, et see oleks meil väga suur lemmik olnud, et lihtsalt võib-olla me ootasime rohkem. Me võime lõpus seda süüa. Ja see on väga magus ka, see Selverimaa. Olen nõus, ja. Mis me kohale paneme üldse? Ta jääb mulle siia, kus ta on, viimane. Mina paneks täpselt samamoodi. Väga tore, et meil arvamused ühtivad. Nii, aga võtame järgmise, siis ta oli algselt lumehelbekene, aga ta kerkis niimoodi, et temast sai selline tähekene. Aga selle kohta, tainas on mul ära märgitud, on hästi kardemonine oli. Tunned praegu lõhne ka, on ju? No vähemalt on ikkagi tunda. Kardemonin tunda, soodat ma tunnen ka natukene isegi. Oleks nüüd kaneeli ka veel siin juures. Täpselt. Tead, aga tema on, mulle meeldib, ta on hästi... Mingi vürts tuleb siit kuskilt. On jah. Muskaatpähkel ei ole seda. Tuleb veel hiljem seda. Algus tuleb kardemon ja siis... Ja mulle meeldib, ta on hästi mure või kuidagi väga mõnus on. Ja ta ei ole liiga magus. Ja, suhkrutükk ei tunne. Ma ise muidugi tahaks seda, et ta võiks natukene tumedam olla. Ja. Aga see on nüüd lõunapagarid. Nii, selline armas roosa pakendi ongi kardemoni piparkogi tainas ja jälle ehtsa võiga. Nii, ja ma vaatan kaneel, nelk, muskaatpähkel oli jah. Kaneel, nelk, ingver, vürts, must pipar. Must pipart ei olnud välja toodud minu arust siin väga paljudes, mis ma lugesin. Ma vaatan korra Eesti pagari oma. Kas Eesti pagaril ei olnud ka, et see must pipar võib-olla tuleb ka siin esile. Ja kardemon ja muskaatpähkel, purustatud ingver, sooda, tead,
väga tore, siin on praegu kõige parem koostisosade nimekiri. Siin on kõik asjad, millest sa saad aru, on nisujahu või suhkur, kanamuna, mitte mingisugune mass. Ja siin on tõesti nagu kõik on väga... Ja pakend on ka nunnu. Väga nunnu, jaa. Et mis sa arvad, mis kohale me paneme? Kõik on piparkoogi puru täis. Mis me paneksime? Ma ei tea, nüüd võistlevad 2 tükki või kas me paneme ta esimeseks või paneme ta teiseks. Vaata, värv jääb on ju alla. Ja, ütleme niimoodi, et koostisosade järgi ma paneks kindlasti esimeseks, värvide järgi jälle paneks teiseks. Ma võtan aga no värv ei ole jälle olulisem kui maitse. Olen ka nõus, jah. Jätame nad äkki mõlemad siia esimeseks, teiseks ja siit pärast lõpus proovime uuesti. Olen nõus. Tainasti proovi. Oi! Tainas ka, muidugi. Kus juures selle värvus on tulebki linnasest. Ei, siin ei olnud linnast. Ei, ma ütlengi, et tumedamaks saaks, kui paneks. Aga see värvus on selline, kuidas ma ütlen? Plass. Jah, selline teistsugune hoopis, mis ei olnud ühelgi sellel. Aga siin on väga palju tunda neid, on kasutatud maitseaineid. Siin on jälle natuke suhkrut tunda. Aga samas kardemon, oi. Seda võiks paljalt süüa. Ja, ma jätan pärast meile, saame pärast. Ära süüa. Ja. Nii, ma panen selle siia peale, siis on praegu jagavad esimest teist kohta. Nii, nüüd võtame kuukese. Ja vaat selle kohta ma nüüd ütlen seda. Seda oli äärmiselt halb rullida. Sellepärast, et kui ma karbist lahti selle välja võtsin, seal juba karbis oli natuke seda rasva kihti ja ta oli nii rasvane, et mul jäi kõik kuidagi selle taina rulli külge ja kuidagi väga-väga ebameeldiv oli. Ja see kuu läks hoopis teisse kujuga, kui mul oli algselt ja ta kuidagi... Ühesõnaga, kui sa tahad lastega teha, siis see tainas ei ole see, mida teha lastega. Ta ei näe nagu, ta näeb välja ka, et oleks nagu mingi tehnoloogiline rike siin sees, et pehmem. Apelsini on tunda. Aga see on ka kõik. Apelsini on isegi väga aga mingi vürts tuleb järgi veel. Hiljem. Hästi jahune. Kas ma mainisin, ma kogemata natuke segan vahele lõunapagari hind. Tema on nüüd 5,29 oli see pakk ja kilohind oli 10,58. Siis eelmine. Eelmine, mis me panin praegu esimeste teist. Ei ole kõige kallim, on veel üks kallim. Aga see minu puhul jääb viimaseks. See viimane meil. Ma oleks ka aga kas sa arvad ka Selverist? Ta on minu jaoks hästi jahune, et nagu oleks nagu toores maitse. Ja, toores, jah. Ja. Noh, kui sa küpsetasid kõiki sama kaua. Võib-olla tõesti. Tal on jah. Nagu mina tuli sellist toore jahu maitset. Ja tal on hoopis teistsugune tekstuur. See on siis Eesti leivatööstus. Paki hind on 3,29 ja kilohind on 6,58. Aga vaata korra koostist, et tundub, kas seal on midagi. Ja. Siin on nisujahu, suhkur, margariin, kus see siin lõpeb, vesi, apelsini lisand, happesuse regulaator, sidrunhappe, aga vürtsid on kaneel, nelk, muskaat, vürts, ingver, kardemon, must pipar, kuigi päris palju erinev maitseaineid on, aga ja karamellisiirup on ka veel välja toodud. Et selline, proovime. Näe, vaata, kõik on rasva täis, kui sa vaatad. Et siin on... Siis on selle margariini kvaliteet ikkagi, mis välja voolab. Värvuselt on väga ilus, aga vaata, see on kõik rasva täis, kuidas... See läheb kindlasti viimasele. Sa ei saa seda... Oli meil viimane see? Hetkel küll. Tainas on rasvane, aga kui apelsini maitset tuleb välja. Magus ka hästi. No apelsini, aga see apelsini lisand, et seal ei olnud öeldud, mis see täpselt on, et tundub nagu siuke... Siin on kirjutatud apelsini koor 30%, looduslik apelsini ekstrakt.
hästi apelsinine on. Väga apelsinine, jah. Aga mitte nagu halvas mõttes apelsin. Väga tervitatav. Et selle jätame siis praegu, vaata, siin on meil kõik on praegu juba rasva täis. Nii, ja viimane on siis, ma ei tea, see ei olegi vist saladus, on martsipani piparkogitainas. Me võime võtta, see on see südame kujuga, sa saad siit tagant kätte. Tead, ma tunnistan seda, et kui ma nüüd seda tainast rullisin, ta maitses nii hästi. Tal olid siin mandlitükid olid sees ja ta oli nii martsipanine. Ta oli nagu tainas maitses väga hästi. Et mis on muidugi, siin on see halb, et siin on seda pakendit, kuidas maitse on? Ma ei ole neid maitsnud üldse ühtegi. Väga hea. On või? Mis on siin muidugi seda plasti on liiga palju, et siin on pakend ja ta on veel eraldi sellise kile sees, et Rimi omal oli lihtsalt see plastpakend ja ta ei olnud eraldi veel kile sees, et siin on veel eraldi kile ja kuidagi seda pakendit tuleb nii palju, aga no kui maitse. Nagu oleks rummi või? Jaa. See on nagu mandli selline. Amarettot. Kas ta nüüd päris piparkook on, aga hästi palju? Ma just tahtsin öelda, et ta on ka seal võib-olla selle küpsise kategoorias. Ruumiküpsis mandlitega. Aga muidu väga hea. Tead, seda ma sööks muul ajal, mitte pühade ajal. Ja just need mandlitükid annavad siukse mõnusa krõmpsusi ja sisse. Ma vaatan natukene koostist. Ka võidas. Ehk siis oligi kaks tainast, kus ei olnud võid sees, oli margariini kasutatud ülejäänud, olid kõik võiga. Kanamuna, mandlitükid, mandlitoormass, piparkogivürtsidel on kasutatud kaneel, kardemon, apelsinikoor, nelk, pipar, piment, vanillisuhkur, küpsetuspul. Väga linnase siirup, väga ilusad koostisosad kõik. Suhkur, siirup. Ei, väga mõnus, täpselt. Ma praegu tunnen, ma ei tea, kas see on sellest, et me oleme nii palju piparkokke, ma tunnen mingit vürtsi veel suus järgi. Et ei ole üldse paha ja muidugi see on nüüd kõige kallim. See maksab siis 4,99 ja kilohind on see 12,48. Aga mis kohale me paneksime ta? Ta on väga meeldiv üllatus oli. Ma ei tea, meil on 3 favoriite siin ja. Jaa. No tegelikult oli. No, mis sa ütled? No tegelikult oli väga hea. Oli hea. Kas ta annab piparkoogi maitse välja? Kuidas sa? Ikkagi ta on minu jaoks natuke küpsis. Selles mõttes, et mitte piparkook. Aga ta on nagu edasi arendatud hea küpsis. Kui ma ei eksi, siis Gourmet Clubil oli ka kohvi ja apelsiniga. Aga mul jäi see kuidagi martsipaniga kätte, et 2 valikut oli ja kuna ma apelsiniga juba võtsin, et mõtlesin, martsipan tundus nii Võib-olla meile endale meeldib see klassikaline, traditsiooniline, et nii kui hakatakse sinna lisandid panema, siis ta läheb küpsiseks ära. Võib-olla. Aga kas me paneme siis, mis koha me siin paneme? Meil on 3 esikohta on praegu Eesti pagar, on lõunapagarid ja siis Gourmet Club. Tead, kui me arvestame tegelikult ju ostujõudu ja tegelikult me arvestame ju hinda ka, mis on oluline, siis ma pigem teda nagu paneksin kuskile sinna 2., 3. Ja arvestades ka pakendit, kui palju sinna on pandud sellele. Aga nüüd on see Eesti pagar, mis me kõige esimesena maitsesime ja natuke võib-olla... Maitseme uuesti. Maitseme uuesti, jah. Ikka on vähe vürtsi. See ongi see, et me sõime esimesena seda ja nüüd järgmised on kõik selle. Ei, ma mõtlen, meil ka alguses me mõtlesime, et natuke vähe vürtsi on. Mul on teise ka. Jah, võtame, jah. Vaieldamatult. Nõus. Ehk siis lõunapagarid on meie lemmik. On podcasti lemmik ja on esimene koht. Nüüd teine koht siis kas Eesti pagar, mida me kõige esimesena maitsesime või Gourmet Club, kus oli see martsipani piparkogitainas.
no minu arvamus on see, issand, see tõesti, lõunapagerid on väga hea. Ja juba see, ütleme, konsistents on hea ja see struktuur kõik on hästi. Tead, ta maitseb natuke nagu lapsepõlv. On ju, tal on nagu kuidagi väga ehe ja kuidagi selged maitsed ja kuidagi, ja see järelmekk. Ja pipart on ka tunda. Siin on ju pipar. Ja kui nad natukene seda tumedamaks vuntsiksid, siis oleks nagu super. Aga samas sa võid panna glasuuri peale ja ei ole seal värvil nagu olulisust. Võib-olla siis teine, ma ei tea, kuidas sina arvad, et teine on see, et siin on nii premium on see Gourmet Clubi oma, et siin on nii palju häid asju sees, et lihtsalt see on nagu nii mõnus. Ja, et paneme mitmendaks siis? Ma ei tea, kas me paneme teiseks? No tegelikult see oli hea ju. Paneme teiseks. Ja siis napid kolmandaks Eesti pagar. Täpselt. Ehk siis on selgunud piparkoogi tainaste paremusjärjestus. Kõige esimene ja tõesti väga hea on lõunapagarid ja kardemoni piparkoogi tainas ehtsa võiga ja väga ilusate koostis just. Teine koht on siis Gourmet Club, martsipani piparkoogi tainas. Kolmas koht on Eesti pagar, piparkoogi tainas ehtsa võiga. 4. kohal on Bangkok, kodune piparkoogi tainas. Ei olnud üldse ka paha. Ei, väga mõnus. Siis mitmes koht on 5. 5. koht on Rimi piparkoogi tainas apelsini ja šokolaadiga. 6. on siis Selveri köögi piparkoogi tainas ja viimasel kohal on Eesti leivatööstuse piparkoogi tainas apelsini ja piparkoogi apelsiniga ongi. Rohkem siin ei ole šokolaadi. Ehk siis lihtsalt apelsini maitseline. Viimase koha kohta see, et tal oli väga hea apelsini maitse, lihtsalt kuidagi midagi oli siin valesti. Hästi rasvane ja võine ja väga halvasti. Ja jahune ja nagu toores jahu maitse oli. Nii, aga jõudsime lõpuni. Aitäh, et sa kaasa tegid selle maitsmise. Aitäh, et sa, Taire, tulid. Sinuga oli väga-väga tore. Aitäh kutsumast, Ragne. Aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit väga palju inspiratsiooni ja loodetavasti jagad sa seda ka oma sõpradega. Aitäh Lidl, kes on selle saate sponsor ja kohtumiseni järgmises saates.